Ivar veel palun, jah? Ja ma kasutan ka võimalust teha sõnavõttu, et mul ettevalitsused ei olnud, et tuleb nagu öeldakse südamest. Täna, nagu ma olen siin viidanud, sündmus on märgiline. Sellist asja, et Viimsi vallavanemat volikogu ees umbusaldatakse, ei ole üle 10 aasta Viimsi vallas juhtunud. Ja nagu ma viitasin, härra Lemetti alustas suhteliselt suure usalduskrediidiga. Tal oli 18 poolthäält ja täna on tal selgelt 10 vastuhäält. Ja poliitilise, ütleme nii, et realistina ma näen, et see 10 ilmselt jääb ja ka see 11 klammerdab võimul külge. Kui kogukondade Viimsil tehti koalitsiooni lagunemise hetkel teatavaks, et selline muudatus on võimalik, siis me olime realistlikud ja ütlesime, et tõenäoliselt see vahekord, mis siin täna hääletusel vormistatakse, jääb, sest me ju teame, kuidas Reformierakond käitub ja kuidas talle lojaalsed inimesed, mida me oleme ka täna siin saalis näinud, ülima püüdlikkuse, kohati lausa pugejalikkusega sellesse võimu klammerduvad. Aga me tulime selle umbusaldusega kaasa kahel konkreetsel põhjusel, et saaks muuta poliitikat. Esiteks, Viimsi vallavalitsuse struktuuris ja 3 abivallavanemat, kõik olid sellega nõus. Täna kahjuks minnakse edasi, kui minnakse edasi 4 abivallavanemaga, aga see kestab ainult pool aastat veel. Ja teine meie ettepanek poliitika muutmiseks oli see, et see volikogu, kus on tegelikult millegi pärast 2 aseesimeest, saab ju tegelikult, nagu me oleme ka Atso Matsalu juhtimisel näinud, väga hästi hakkama 1 aseesimehega. Ja kui peaks volikogu esimees ära olema, siis asendab teda vanem kohal olev liige, mis on ka seadustes koksis niimoodi kirjas. Need olid 2 põhilist printsiipi, miks kogukondade Viimsi selle umbusaldusega ühines ja ka lõpuni kindlaks jääb. Ja ma näen ette, et me veel ei suuda seda Reformierakonna, tema klakööride ja pugejate monoliitset liitu täna murda. Aga head Viimsi valla inimesed, see hetk tuleb teie juurde 19. oktoobril. Teie käes on tegelikult see võimalus, see irvitav, see üleolev seltskond juhatada sinna, kus nad on, Martin Reimi hallis tagavarameeste pingile ja anda võimalus nendele, kes tahavad Viimsi vallas midagi muuta. Ma väga tervitan, et Eesti 200 on sellest aru saanud. Ma väga tervitan, et Isamaa on ennast opositsioonis selgemini määratlenud. Ma tänan kõiki kogukondade Viimsi liikmed, kes on olnud väga üksmeelsed ja sihikindlad. Ma tänan Kristelit ja tänan Meelist, kes on meelekindlalt hoolimata ka neile avaldatud survest seda kõike kaasa teinud. Viimsilased, me teeme selle ära 19. oktoobril. Aitäh!